Võib öelda, et praeguse maailmafilmi tegijad on oma lugude rääkimise oskuses võtnud julguse, et filmi keelega katsetada. Ühelt poolt räägivad argielu lood seda, et iga elukogemus on väärt ja igapäevaelus on palju avastamisrõõmu. Teisalt on ka programmis lugusid, mis puudutavad maailma teravamaid valupunkte. Meil on loomulikult ka sellised filmid, mis on sündinud sellest, et filmitegijad on just tema enda ümbritsev ühiskond kõnetanud. Ma ei taha öelda, et need on päevapoliitilised, aga kindlasti võib neid ka vaadata näiteks hetkel, kus Eesti valib, et millises suunas minna. Need filmid ei ole poliitikast kantud, aga seal on dialoog, et mis teeb näiteks meie ühiskonnas meedia, mis on tema roll. Meil on film Valede vabrikust, trollidest, meil on film sellest, kui keeruline on konflikti piirkonnast tõest infot ja pilti välja saada selle trollide vabriku pildi kõrvale. Meil on filme sellistest muutuvatest ühiskondadest. Eri programmidest on festivalil kavas ka akadeemilisem programm, kaasaegsed lähenemised visuaalsele antropoloogiale. Visuaalse antropoloogia osa on vähemalt minu jaoks olnud põhiline või keskmine, sellepärast, et dokumentaalfilmide festivalid on palju, antropoloogia omad vähem ja ma arvan, et just siin on võimalik tutvuda nagu seestpoolt paljude selliste maailma kultuuridega, millega tavaliselt Eestis kokku ei puutu. Nende autorid on mingit pidi seotud ka akadeemiaga või teadustegevusega, kuigi selle sama haridusega filme teevad tänapäeval ka Oscari nominendid, nii et see piir on hõre. Aga need on sellised vaatlevamad, uurivamad filmid, mis ei ole võib-olla väga selliste päevakohaste sündmustega kontaktis, vaid on üldinimlikumad lood, aitavad enda sisse vaadata või oma inimeste ümber.